2 tundi hiljem ja oleme kohal suurel saarel Büyükada. Viimane saar sellel liinil. Tee peale jäi veel hästi palju ilusaid väikseid kohti. Kunagi tulevikus äkki jõuame sinna ka, aga täna vaatame suurt saart ja kõigepealt lähme vaatame süüa endale. Rahvast on siin üsna mõõdukalt juba. Söögikohti on palju. Täiesti tsiviliseeritud koht. Ehk siis ei pea muretsema, et ma ei tea, tuled oma söögivoogiga, et siin on kõike, siin inimesed päriselt elavad ka. Iga koht, kuhu ma lähen, tundub eelmisest veel kallim. Nagu ei midagi hullu või nagu mul on see raha, aga valus on maksta, ma ei tea, mingi 90 liiri limonaadi eest. Ma pean minema sisemaa poole natukene rohkem. Äkki seal kooritakse vähem. Büyükada ei olegi turistile võib-olla nii tore ja sõbralik koht, kui ma arvasin. Mõtlesin, et me oleme saare peale, et come on, siin ikka ju rannas ujumas saab käia kuskil kaardi peale ikka mingid need plaažid, ehk siis rannad olid värgitud, aga tuleb välja, et see on suht kivine ja need mõned üksikud rannajupid, mis on vist kõik erakätes, ehk siis tasulised, kuularvustuse järgi, mida ma ei vaadanud enne, halvasti hinnatud ja ülikallid hinnastatud. Nii et ma ei tea, no parimad kohad, ühe tasuta koha ma leidsin, kus nagu ei ole mingit tõkked ees, aga see oli ikka väga rõve koht, väga rõve. Ja siin on kena, aga kahjuks ei saa kuidagi vette. Seal on spordiklubi, et sealt võib-olla kuidagi saaks, aga ei tea, see vesi tundub okei, aga ega kui ei saa, siis ei saa, pole midagi teha. Võib-olla mõnel teisel saarel on parem seis kui Büyükadal, aga noh, siin me oleme. Käime söömas ja siis vaatame, äkki vähemalt saab kuskil pargis natuke ringi alutada. Päris soe on, ma arvan, sükene 27 kraadi kindlalt, päikse käes veel jõhkram. Aga väga ilus saar on. Mulle selles väga meeldib siin, et see on hea rahulik, see on ilus. Tunned kuidagi, et mõte töötab teistmoodi, natuke paremini, rahulikum on. See on tegelikult päris lahe, kui mõelda, et Istanbulis on 16 miljonit elanikku, rääkimata kõigist turistidest. Ehk siis taustal on ka näha ülitihedalt täis pakitud hoonete merd, lisaks päris merele. Ja mõelda, et kui hektiline see kõik võib olla ja on. Ja siis selle linna sees küll eemal on selline koht, kus on ikkagi väga rahulik. Võib-olla tippuajal on siin ka rohkem rahvast. Ma arvan, et pigem on, aga samas ikkagi väga mõnus koht. Hea uudis on see, et ma leidsin vette minemise koha, mis näeb üsna puhas välja. Halb uudis on see, et see ei ole rannas, see on keset linna ja siin ei ole kuskil riietuda. Nii et pean vaatama mingi koha, kus ma saan ujukaid jalga panna. Aga ilmselt ma enne pean ikkagi sööma. Tean küll, et täiskõhuga ei tohi ujuma minna, aga ega ma ei tea, palju ma siin üldse vees käiks. Korraks on ikka. Ega siin polegi mõtet teha saarele ringi peale, kohe põhimõtteliselt praamide ja maavõist kohe juures. Praami pealt maha tulla, siis vasakule poole on sellised ongi üks väiksed nagu redelid, kus sa saad lihtsalt vette minna. Pole võib-olla kõige ilusam lahendus keset linna niimoodi käia, aga pole ka paremat võimalus, kui sa just ei taha enda erarandade eest maksta. Aga jätkuvalt sama asi, et lihtsalt kuskil on vaja riide vahetada. Siin samas on mingi söögikoht juures, nii et vaatame, aga vette me läheme igal juhul. Sain vahepeal teada, et Büyükadal on oma kohalik vägilane ja kuulsus Horos Reis, kes ma väga põhjalikult vaadanud, aga tundus, et ta oli selline kalamees, muidu selline tore tegelane, aitas inimese välja, jõumees, pilli järgi hoolis kassidest. Et tema järgi on nimetatud üks tänavajupikene siin, tehtud park, skulptuur, et peab ikka olema kõva vend. Gözlerim seni aradı,
Sözlerin kalbimde saklı. Neden gelmedin güzel yar? Nerede kaldın ey güzel yar? Siin saare peal kõndimine ikka väsitab ära. Rõve kuumus ja päris palju üles-alla, erites üles osa käimist. Aga seda saare ilu on ausalt natuke raske kirjeldada ja pildis näidata. Et see kuidagi rahulik ja mõnus, siin on see ilus puitarhitektuur, eks need värvilised lilled, mõnusad ja jahedad kohad, see, et autosid ei ole, inimesi on mõõdukalt. Siin on ikka mošee kohe. Ma isegi olen ühtegi väikest kirikute kabelit näinud. Et väga keeruline seda sõnadesse isegi pilti panna, et seda tuleb siin kohapeal ikkagi kogeda. 10-10 oleks 11-10, kui saaks normaalselt rannas käia. Aga kohana on väga ilus. Hinnad on muidugi jah, päris kallid siin, aga no see vist on iga pool nii, ma pean leppima sellega. Õige eestlane leiab ikka igal pool sõpru. Läksin ujuma seal, ilmselgelt mitte rannas, ja rääkisime seal vahepeal ühe kohaliku Türgi mehega ja ütlesin talle, et ma lähen Bursasse vaatame saada seda tutvuma. Tuli välja, et tema oli ka Bursast, siis ikka rääkisime seal igal pool Türgis üldse reisimisest, viisadest, poliitikast, majandusest, kõigest veel. No valdavalt tema rääkis, mina ütlesin burssidele lihtsalt midagi vastu. Aga jah, niimoodi leitakse sõpru. Püükadal supeldes mitte rannas. Suutsin seal lainete sees veel oma jalga ka vigastada mööda seda kaljurannikut, mis seal on. Vaatasin, et veri oli ka väljas vahepeal, et käia natuke ebameeldivam kui enne, aga pole hullu. Ma häkkisin selle ka ära, et kui muidu oleks olnud WC 20 liiri seal restoranis kohvikus, kus ma käisin, siis tee oli 30 liiri. Ja et maksin 10 liiri tee eest sisuliselt. Ma ilmselt saan varsti kuuma rabanduse siin. Püükadal on selline huvitav tunne mulle, et ühes küljest ma tahan kõike pildistada jäädust erinevalt nurkade alt, sest see kõik on lihtsalt nii ilus ja nii fotogeeniline ja lihtsalt võikski igat hetke jääda jäädustama. Teisest küljest jällegi ma ei taha üldse kaamerat kätte võtta ega seda teha, sest see kõik on nii ilus ja ma tahaks seda nautida ja vaadata ja võib-olla mingid ilusad mõtteid mõelda, et ongi niisugune mõlemat nagu korraga teha on keeruline. Et ma hetkel vist olen rohkem teinud nii seda pildi poolt, mida ma võib-olla rohkem oskan kui oma enda mõtteid mõelda ja väljendada. Aga ma tunnen, et siin on kindlasti väga hea, ma ei taha mingit raamatut midagi kirjutada, sest see õhkkond on õige lihtsalt. Need vaated ja kogu see atmosfäär. Et kui ma kirjutaks mingit raamatut praegu või teeks mingit kunstilist asja, siis ma teeks seda võib-olla siin. Autosid ei ole. See on ülimõnus siin. Et ainult mõned üksikud sellised politseiautod ja mingid prügiautod ja mingid teedepuhastused on, aga tavaautosid üldse ei ole. Ainult elektrilised jalgrattad, elektrilised mopeedid, tavalised jalgrattad. Et ülimõnus ja vaikne on siin just tänu sellele ka. Ja kui siin ratast rentida, mida saab väga hästi teha, siis võib-olla pigem valida elektriline, sest nagu siit tagant on ka praegu näha, siis see ei ole just kõige lamedam saar, et siin ikkagi korralikud künkad ja isegi jala liikuda on siin vahepeal päris keeruline, et treenitud inimesel rattaga ikka annab siin ikka sõita. Soovitan siia tulla ja mitte ainult Püükadale, siin on veesaari, et kindlasti tasub meelgi üle vaadata.
mina seekord ei jõudnud, aga kindlasti tahan need ka üle vaadata mingi aeg ja kindlasti ka siia tagasi tulla, sest ühest päevast minule ei piisanud, mina jõudsin ainult seda asula osa näha, aga loodsosa on veel kõik nägemata. Nii et tulge kõik Püükadale, mis on kindlasti üks kõige võib-olla enim üle vaadatud vaatamisväärsus Istanbulis.